leidsin stuudionurgast ühe tahvli, mis oli mul enne tutvustav tahvel, näituse tutvustus plastiktahvel. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma mingi aeg tegin ühe prahikala, siis ma mõtlesin, et teha ühe elektrikala ja see tahvel on nagu üks siuke tüüpiline kalade materjal, millest ma olen neid kalakujulisi maalialuseid välja lõiganud, et siis tekkiski mõte, et teeks sellest kala ja kindlasti rohelise markeriga, et alati tuleb rohelise markeriga ette joonistada, nii saab kõige parema maali. Tegelikult see ei ole üldse nii, et lihtsalt roheline marker oli mul esimene kätte juhtuv marker, millega ma hakkasin ette joonistama väljasaagimiskontuuri, et see kalakujuline siluett välja lõigata, ja see ei ole eriti väike kala, et tavalise suur osa neid kalakujulisi maale on mul umbkaudu mingisugune 30 centimeetrit, 40 centimeetrit pikad ja 15–20 centimeetrit kõrged, aga see on umbes 80 centimeetrit pikk või isegi rohkem. Ja mingisugune, ma ei ole mõõtnud, et mõõtude osas ma ei oska täpselt öelda, aga ta on umbes mingisugune meeter korda pool meetrit või midagi sellist umbes. Suhteliselt suur kala ja sellise U-kujulise saega saab saagida, et ma sain talle siukse huvitava tera, millega saab saagida igas suunas, et see tera saeb kõikidest suundadest lõikab ja siis ma ei jää keset tahvlit kinni, kuna see saag on väga väike, et siis ma saan ka külg ees saagida saega, et selles mõttes on mugav, et ja mul on mõned haamerkalad, et hammerheadist nagu vasarhaist inspireeritud sellised haamerkalad, et mõned on mul välja lõigatud ka tahvlist, aga mõned on sellised digitaalselt tehtud, et nad on lilledega ja midagi sellist. Ja siis mõtlesin, et teeks ühe suurema ka sellise haamrikala, et see vasarhai teema on nagu päris huvitav ja siis seda nagu sellisel sürrealistlikul viisil rakendada on nagu päris tore, et siis siukene jääb selline huvitav ja kuna see on nagu siuke elektrooniline, nagu mõtlesin, et ma teen elektroonika komponentidest kala ja see elektroonika komponent jääb nagu sinna peale, et enne mul oli ka mingeid elektroonika komponente, osad olid minu arvutist, aga seekord mul on mingi vanad nõukogudeaegsed elektroonika komponendid, mille ma siia külge lisan, et kunagi ma nikerdasin, kui ma väike olin, siis ma lammutasin nõukogudeaegseid telekaid ja asju ja siis mulle hästi meeldisid need elektroonika komponendid ja asjad, no ma lammutasin igasugust elektroonikat, aga siis need elektroonika komponendid nägid nagu väga pullid välja, et nad on siuksed kunstilise välimusega ja kui need on hästi suured nagu siuksed komponendid erineva tasapinnaga seal, siis see elektroonika komponendid näevad välja nagu linn või mingis mõttes sarnanevad sellega veidi, et nagu miniatuurne selline, et siis ma pildistasin ka neid komponente, et ma saan nagu neid digitaalsetes maalides kasutada, kuna nad jäävad nii huvitavad välja, et antud komponendid ma leidsin lihtsalt, need vedelesid võsa vahel, keegi oli loodusesse kallanud mingisuguse ilge sitalao ja aga siis olid huvitavad komponendid mingid, siis ma võtsin neid ära, tegin neist pilte ja siis nüüd nad mul seisid, et mõtlesin, et enne kui ma nad juba võtsin, siis ma kahtlustasin, et ma võib-olla teen elektroonilise kala või nagu prahikala Vol 2, et no muidugi üks minu see arvutikomponent läks ka sinna, et kui ma vahetasin enda DVD ja CD selle drive'i arvutis välja, või noh, tegelikult mina ei vahetanud, vaid Ajuram vahetas ja siis
nagu selline, selle CD Drive'i komponente läks ka sinna vahele, mul jäi sealt mingi mootor üle ja ma lõin selle vana CD Drive'i, mis mul arvutis oli, laiali ja siis selle komponendid läksid prahikala külge. Et ja siis siia külge elektroonika komponentide vahele läheb ka üks nagu siukene komponent lisaks muudele nendele, aga antud juhul ma siin hetkel olen maalimise juures, et plaadi välja lõikamine on nagu tehtud, aga jah, need elektroonika komponendid on sellised pullid, et nad näevad välja sellised huvitavad ja nad on mulle kogu aeg nagu meeldinud ka, et lapsepõlve mälestused ka, kui ma lammutasin igasuguseid elektroonikaseadmeid ja viisin lammutasin need eri nagu hiljem ma tegin ka nendega midagi, et osa tegin ära vedu ja viisin vanaraua kokkuostu mingeid asju ja mingid huvitavamad asjad võtsin endale nikerdamiseks ka, nagu metallitöö nikerdamiseks või mingiks selliseks osa, mis oli nagu kunstilise potentsiaaliga. Jäid nagu mulle lattu, et siis osast kindlasti midagi veel teen, et näiteks saekettaid või midagi, nendest saab huvitavaid asju teha. Et nagu aga need on nagu metallesemed on nagu liiga rasked, et mingi elektroonika komponendid sobivad siia nagu paremini. Neid saab hästi kinnitada ka, neil on mingi hästi palju auke sees, kuhu saab kruvisi panna ja siis ma panin nagu peale värvimist panin kruvidega peale need komponendid nagu ja antud juhul jooksvalt läheb nagu värvimine, et väiksemate kalade puhul oli see maalimine nagu kuidagi läks teistmoodi. Nagu ma ei tea, suuremate kaladega on kuidagi teistmoodi jälle. Võib-olla mulle lihtsalt tundub, et siukene suurema kalaga nagu võib-olla ma segasin väikse pintsliga, et selles oli võib-olla asi, et ma selle sama pintsliga, millega ma väikseid kalu tegin ka suurt kala, et siis võib-olla sellest oli see, et mulle tundus, et läheb nagu kauem, aga loogiline ka, et suurema maali tegemine võib natuke kauem aega võtta kui väiksema. Alati ei pruugi kusjuures. Mõnikord on, et väikeste maalide tegemine on isegi keerulisem kui suurte maalide tegemine ja väikse maaliga võib minna kauem aega kui suure maali tegemisega. Nagu see on, kohati on isegi niimoodi, et võib olla täiesti, et ei pruugi olla, et väike maal tuleb lihtsamalt kui suur maal. Et maali valmimine nagu ei sõltu eriti suurusest, et üks ja sama töökogus läheb sisuliselt tegelikult. Et olenemata nagu suurusest isegi. On erandeid, mõni tuleb lihtsamalt, mõni tuleb kergemini, mõni tuleb raskemini, mõni tuleb livedamalt, mõni tuleb, ma ei tea, karvasemalt. Kunagi ei tea täpselt, aga see läks niimoodi lihtsalt ja lõbusalt, et see kalade tegemine on alati selline mõnus lõbus värk, et see on nagu mulle alati raskelt meeldinud, et see on nagu lõbus teha neid. Et siukene sürrealistlik nagu ma ei pea vajalikuks teha täpselt mingisugust olemasolevat kala järgi, vaid iga minu töö, mille ma ikkagi teen, on mingil määral nagu välja mõeldud ja minu fantaasiast pärit, et ta ei ole selline, et ma teen midagi konkreetselt olemasolevat nii ja siin need elektroonika komponendid siis ongi, et millest ma siin juba pikka aega räägin, et nüüd nad on nagu kohal, et need ongi nagu nõukogude elektroonika komponendid, et osaliselt ma ei tea, mille seest nad pärit on, et nad olidki sellisel kujul vedelemas, et nad ei olnud koos seadmega, et ma ise ei võtnud neid seadme seest välja, aga nad võivad olla ükskõik mille seest, kas siis teleka või raadio või grammofoni või ma ei tea, mille seest pärit, aga kui keegi elektroonik tunneb ära, mille seest need pärit on, siis viska kommentaari, et
ma selle koha pealt ei ole uurimistööd teinud, aga mulle lihtsalt meeldisid need mustrid ja need elektroonilised, no elektroonika mustrid ja kirjad ja igasugused sellised komponendid ja juhtmejupid ja värgid, mis seal küljes nagu olid, et on. Et siis ma nagu kasutasin neid kunstiliselt. See üks on nagu noolekujuline, et selle ma ise lõikasin sellise kujuliseks, et ta oli enne üks nurk oli tal puudu, et oleks muidu suu vastu läinud. Aga siis ma avastasin, et oksakääridega saab väga edukalt lõigata elektroonikaplaate. No mitte elektroonikatööks, aga kunstitööks võib-olla küll, et kuna tegemist on ikkagi loodusest leitud materjali taaskasutamisega, siis või viisil või teisel, et prahist sai kunst nagu, leidsin nagu siuksed elektroonikakomponendid, mis mulle meeldisid, et need on mulle alati meeldinud ja see Nõukogude elektroonika viib mind nagu lapsepõlve tagasi, kus ma vaatasin nagu igasuguseid fantastikast pärit filme ja asju ja siis nokkisin igasuguste elektroonikakomponentide kallal ja siiamaani mulle need elektroonikakomponendid nagu meeldivad, et ma ei ole nagu kindel, et ma tahaks nendega töötada või midagi, aga tähendab, et ma tahaks elektroonika valdkonnas töötada, et sellist asja ma nagu ei tahaks, aga kunstiliselt on nad ülihuvitavad, et mulle nagu väga meeldivad elektroonilised asjad, sellised, et nad on neid nagu vaadata ja neid nagu kasutada ja niimoodi taaskasutada midagi, tegemist on nagu kasutatud elektroonika ümber otstarbestamisega, et sai sellise ilusa pulli elektroonilise kala või elektrikala. Mul on mingi naisekujuline maal ka, mis on Electric Lady ja mõtlesin, et võiks nagu teha mingi sellise variandi ka elektroonika komponentidega, et teen siluetikujulise neiu või midagi.